Tere ka minu poolt. Ma olen nüüd siis, võtsin sõnasabast Airal kinni, et mina olen siis see, kes siis enne lõunat peab siis seda viha kinni hoidma siis tühja kõhu ees, et ma siis proovin seda siin huvitavalt teha. Millest täna juttu tuleb? Juttu tuleb panga poolt siis sellest nii-öelda mustkunstniku tagatoast, ehk siis kuidas siis pank oma igapäevast tööd teeb ja mida me klientide juures analüüsime. Ma muidugi ei suuda vastu panna, ma pean kommenteerima meie eelmise esinejaid ja mul tuleb kohe meelde üks suurklientide üritus ja ma tsiteerin siinkohal kunagist kolleegi Priit Põldoja, et tema ütles seda, et kui saalis oli täpselt sama palju inimesi või natukene isegi rohkem, et ta ütles välja ühe mõttelause, see oli vahetult enne finantskriisi, mis meid kõiki tabas. Ja see oli siis selline ütlus, et better be lucky than good, et ehk siis parem olla õnneseen kui osav. Et ma arvan, et see võib-olla käib ka selle viljahinna nagu fikseerimise kohta, et ma arvan, et väljavaade on kõikumine ja siinkohal on võimalus teha panuseid nagu mõlemale poolele, et igaüks peaks pigem vaatama seda, et mis on ta sisendite kuluhind, võib-olla selle tasandi pealt teha ära mingisugune fikseering ja ülejäänud osas siis jätta see hind võib-olla siis võimalikeks võitudeks lahti. Jah, börs võib-olla on adekvaatne nagu näitaja tõesti, mis puudutab siis seda vilja hinda, aga teisest küljest me ei suuda ennustada, kui palju on spekulatiivse raha osakaalu sellel turul, mis seda hinda mõjutab. Et tuletan meelde vahetult enne finantskriisi nafta hinda, kus siis me rääkisime $200 barrel hinnast, läks 2 päeva mööda, me nägime seal üle 2 korra nagu langust. Et vilja hinnal võib olla täpselt samasugune nagu väljavaade, et kui ikkagi selgub, et kokku on ostetud hiigelkoguseid ja need kiiresti realiseeritakse, siis on ka see hinnalangus suur. Et kindlasti nagu on fikseerimisel ja nii-öelda lahtijätmisel oma roll. Aga okei, lähme edasi. Paar sõna endast. Mis siis nii-öelda enne tehtud on? Üks slaid on vahelt ära, ma sellepärast ehmatasin. Olen tegelenud 11 aastat pangandusega, et enne seda tegelesin siis ühe teise valdkonnaga, kus siis oli vaja samuti riske juhtida. Ja pigem ma olen hea generaliseerija kui nüüd põllumajanduse spetsialist, nii et ma loodan, et ma suudan siin siiski lisaväärtust anda. Et kasuks on tulnud alati kogemus ja oskus minna detaili siis, kui vaja on. Et põhimõtteliselt ma olen väga palju finantseerinud kaubandust, et nii ostu, müüki, laofinantseeringuid teinud suuremas, väiksemas mahus. Nii et ja täna tegelikult personaalselt olen huvitatud energeetikasektorist, mis tundub palju võimalusi andvat. Nüüd küsin korra, et palju meie pangaga on kokku puutunud, pakkumisi võtnud, nii-öelda suhelnud, ja et ma tean, palju ma sellel peatun. Suhteliselt vähe, aga siis ma kiiresti räägin ära, et me oleme Norra pank, et ei ole Rootsi pank. Meie omanik on 1/3 ulatuses Norra riik, mis annab meile suhteliselt hea seljataguse. Enne kui me saime siis tänase omaniku DNB Nori 100% osalusse, siis me kuulusime ka veel lisaks ühele teisele aktsionärile, kelle nimi oli siis Nord LB Saksamaalt. Ja siis eelmise aasta lõpuseisuga oleme siis puhtalt nüüd DNB Nori omanduses ja seoses sellega hakkab ka meie panka Eestis ootama ees rida muudatusi, mis puudutab ka mõnes mõttes siin olijaid, et meil on selge kasvuplaan, mis tähendab siis positiivset siis suhtumist laenutegevusse. Pangast 2 sõna veel, et 2006 me alustasime, me oleme tegelenud ainult orgaanilise kasvuga, ei ole ühtegi panka üles ostetud, et Lätis, Leedus ostsime paar panka üles ja seal on seetõttu need ärimahud palju suuremad. Et täna meil pangas töötab circa 70 inimest koos liisinguga, et me oleme väga väike tegelikult.
aga samas meil on olemas pidepunktid nii Tallinnas, Tartus kui ka siis Pärnus. Et toodetest siis natukene, et täiesti tavaline pank. Et kõik tooted, mis ka seal kausta vahel on, et võib-olla ainuke erinevus ongi täna see, et tänu meie heale siis tööle, et ka siis finantskriisi ajal DNB Nooril õnnestus jääda kasumlikuks tervikuna, see ei puuduta küll Baltikumi ja Poolamaad, siis meil on täna suhteliselt hea nii-öelda juurdepääs kapitalile, mis tähendab siis soodsat laenuressurssi. Eesmärkidest, et meie eesmärk on olla teile hea partner, mis tähendab eelkõige arusaamist ja kiiret krediidiprotsessi. Et kui me teame, milles me oskame ja tahame head olla, et siis me üritame selles valdkonnas kiiresti ja adekvaatselt teile vastuseid anda. Ja selleks on meil ka eraldi täiesti meeskond olemas, et täna siin on mul ka 2 kolleegi, Timo Pärn, keda jälle nimed ja kindlasti paljud teate liisingu poole pealt, ja siis meil on Kristi Kaljumäe, kes täna tegeleb tootmise poole pealt, tootmisettevõtetega eelkõige, kes siis kasutavad teie kõigi nagu toodetud sisendeid. Nii et me täna sellele valdkonnale paneme kõvasti rõhku. Siis, aga nüüd läheme siis selle mustkunstniku toa juurde. Et täna me tegelikult oleme suhteliselt uude maailma jõudnud. Mida ma sellega silmas pean, et mina isiklikult ootan, et meil on tulemas võib-olla rohkem selliseid muudatusi väiksema aja jooksul, kui varem olid nagu pikemad ajaperspektiivid ja võib-olla kardinaalsemad muudatused. Et muudatused hakkavad olema sellised lühemaajalise võib-olla mõjuga, aga pidevad. Ja kuidas siis pank nüüd siin selles sigrimigris hakkama saab, on see, et ikkagi eelkõige me pürgime klienti tundma õppima. Ehk siis me vaatame seda turgu, kus klient tegutseb, ja siis me lisame sellele konkreetselt selle kliendi siis teadmise ja tundmise. Et kui me räägime põllumajandustootjast, siis siin me räägime tõenäoliselt ikkagi spetsialiseerumisest eelkõige. Siis üks soovitus, mis pangal täna nagu on see, et me täna ei lähtu tegelikult väga palju enam mineviku finantsandmetest, sellepärast, et need ei oma enam väga palju rolli. Et täna omab rolli pigem see, et kellega teeb meie klient koostööd, kes on tema kliendid, kes on tema tarnijad, kes on tema turg. Et see, kui me võtame ükskõik mis ettevõtte 2009. aasta majandusaasta aruande, siis võib öelda, et no sellest tõenäoliselt hullemat annab nagu otsida, et see ettevõte, kellel tollel aastal läks hästi, siis see saab hakkama nii-öelda igal ajal. Üks mõte, mis meil siia sõites kolleegidega tekkis, on ka see, et kui finantsandmed enam ei näita midagi, et mis siis näitab. Ja me jõudsime sinna välja, et väga hea referents on omada soovitajat. Et kui on keegi, kes juba on täna konkreetse finantsettevõtte klient, olgu see pank, kes iganes, ja siis ta võib väga edukalt soovitada oma nii-öelda tutvusringkonda kuuluvad siis ettevõtjad, eks ole. Et selline soovitus on täna üks asi, mis aitab kohe saada nii-öelda ree peale. Ja ütleme niimoodi, et kui nüüd tulla vaikselt selle nii-öelda äriplaani ja tegevuse nagu analüüsi juurde, siis siin loomulikult kui see eelnev finantstaust tehtavat nii-öelda investeeringut ja võib-olla olemust otsarvet ei toeta, siis on võimalik ju tuua mängu ka igasuguseid lisagarantiisid. Ja koos tegemise nime all ma soovitan ka tihtipeale kaalutada ka seda, kui on suurem ettevõtmine, võib-olla panna nii-öelda leivad ühte kappi. Et see võiks ka olla selle tulevase perioodi üks mõttesõnu, et mitte üritada nii-öelda väikse mahuga ise pusida väga palju vaeva nähes, aga
võib-olla pigem tulla kokku ja minna natukene nagu suurema ettevõtte loomise teed. Et siin on isegi ju mõned piimatöötlejad üritanud eelmise aasta lõpus leiba nii-öelda ühte kappi panna, eks ole, sest ei tulnud küll midagi välja, aga see on hea näide sellest, kuidas täna asju vaadatakse, et kui on vajalik ikkagi saavutada kriitilist turumahtu, siis tuleb seda teha vahendeid nagu valimata. Kui läbirääkimised lähevad lörri, sellest ei ole mitte midagi, sellest tuleb lihtsalt õppida seda, et oleks jälle targemad, et need ühinemise eeldused ei mänginud välja, tuli välja, et vanal viisil asju edasi tehes on ikkagi nagu parem edasi minna, eks ole, jälle targem. Nii, siis teenused, ma ei räägi nendest. Ma lähen edasi, tähendab investeerimislaen, eks ole, käibelaen, kevadkülvikrediit kõigile teile, kõik need on vajalikud tooted meile kõigile, eks ole, aga ma pigem läheks hoopis veel edasi. Et mis siis on sellised põhitõed, mida siis pank, kui me alustame siis sellist laenuanalüüsi ja hakkame õppima klienti tundma, et mis me siis nagu teeme. Et kõige olulisem on tegelikult omada ikkagi äriplaani. Et äriplaan annab meile kõigile võimaluse ikkagi mõista oma sisendeid ja sisendite kulu ja oma potentsiaalsed väljundeid ja nende väljundite tulu. Mis siis, et see viljahind muutub? Mis siis, et see sisendhind muutub? Aga meil ikkagi on olemas mingisugused parameetrid. Ehk siis võtame selle sama 2009. aasta majandusaasta aruande ja vaatame üle, mis meil seal need read olid. Mis olid meil need kulud, mis olid meil need tulud. Ja nüüd, mis me teeme? Me teeme sinna juurde, teeme 3 stsenaariumi. Meil on nii-öelda miinusmärgiga stsenaarium, kus me prognoosime, et meil näiteks saagikus on alla poole. Me teeme sinna realistliku stsenaariumi, kus me arvestame sellega, et meie saagikus jääb sellisele keskmise aasta tasemele. Ja siis me teeme sinna positiivse stsenaariumi, kus me paneme sinna juurde need kõige ilusamad numbrid, mis meie maa pealt on võimalik nagu nii-öelda kokku korjata. Ja kui me need numbrid nüüd võtame ja paneme nad nii-öelda siis toome nad reaalsesse nii-öelda arvutuskäiku, siis me saame teie potentsiaalse nii-öelda aastatulemi kätte. Mida see aastatulem meile annab? See annab aastatulem nii-öelda müügikäive, müügikäibel põhinev kasumlikkus annab meile tegelikult investeeringute nii-öelda järele jääva raha, eks ole. Kui on investeeringud üldse vaja teha. Et rääkides siin suuremate põllumajandustootjatega jääb mulje, et Eestis efektiivselt näiteks vilja kasvatada on vaja omada võimalikult suurt arvu nii-öelda põllumaad, eks ole, kas siis kasutada, rentida või omada. Et siin, ja miks see nii on, täpselt sellepärast, et saavutada võimalikult suurt efektiivsust, eks ole, et ühe nii-öelda kombainiga teha ära võimalikult palju nagu nii-öelda üles korjata ja nii edasi.